Tänane päev on ikka väga pöörane olnud. Hetkel siis Kõrvemaal ja suusaraja peal. Ning ütleme nii, et sai käidud siis rabas ka. Mingi rästa või rätsa vist oli selle asja nimi. Et panin need jalga ja et sohu ära jupuks. Ning hetkel siis sõbrad läksid suuska viskama ja väikest võistlust korraldama. Ja ma üritan siin nüüd siis selle kaameraga liikuda, panna mikrofonid mitte salvestama, vaid akud laadima, sest väljas on mega külm ja tegelikult pigem tuulekülm, et ei ole sükene -10 ja nii, et öösel oli küll isegi -15, aga siin Harjumaal nii külm ei ole, et näitas -6, kui me siia jõudsime ja veidikene aega läheb ilmselt veel ja siis lähen vaatan selle lumekahuri ka üle, nii et see postitus on juba siis veidikese aja pärast, et hetkel vaatan, kui auto pargitud sai, siin saab veel mingit sellist seiklusrada ka teha ja peaks vist ühe tassi kuuma teed ka võtma, võtsin kodust kaasa vaarika tee ning pärast siis selle kaamera panema siis külmakasti, et ta aeglaselt üles soenaks, sest kui sa niimoodi taga lähed, nagu ta praegu on, siis tekib kondents ja pärast draama selles mõttes, et see kaamera ei pruugi enam oma tööd kunagi teha. Aga jah, vaatad on tegelikult eepilised, väga vinged ja ilusad, et mis me seal rabas tegime, seda näeb kunagi hiljem, et iga asi omal ajal. Ma vaatan nüüd, kus see auto on. Peaks ikka salli vist kaela panema. Kohe jõuan auto juurde ka ja siis saab selle kaamera ära panna, mikrofonid salvestama, mitte salvestama, vaid laadima ja siis on juba, ma arvan, olukord juba parem. Nii, see kaamera sai kuidagi maha ära panna. Nii, kaamera sai ära pandud. Nii, võtame selle auto lukust lahti ja siia sisse lähebki pärast kaamera ja kaan peale, et kondents tekiks kaane peale siis. Aga jah, praegu siis selline postitus.